Täna võtame ette jalgpalli MM-i ajaloo kõige uskumatumad rekordid. Milline neist juhtus MM-il päriselt? Mängija sai punase kaardi enne väljakule jõudmist, kohtunik kandis endale punase kaardi, väravavaht lõi 3 oma väravat ühes mängus. Mängija sai punase kaardi enne väljakule jõudmist. 2002. aasta MM-il sai Argentiina legend Claudio Canigia punase kaardi varumeeste pingilt. Ta sõimas kohtunikku nii vihaselt, et eemaldati mängust enne, kui ta jõudis väljakule astudagi. Kui kaua kulus jalgpalli MM-i ajaloo kiirema värava löömiseks? 11 sekundit, 27 sekundit, 41 sekundit. 11 sekundit. 2002. aasta MM-il lõi Türgi ründaja Hakam Şükür Lõuna-Korea vastu värava juba 11. sekundil. See on tänaseni maailmameistrivõistluste ajaloo kiireim värav. Millisel positsioonil mängis karjääri jooksul 67 väravat löönud paraguaylane José Luis Chilavert? Ründaja, poolkaitsja, väravavaht. Väravavaht. Jah, väravavaht. José Luis Chilavert ei olnud kuulus mitte ainult oma tõrjete poolest. Ta lõi oma karjääri jooksul 67 ametlikku väravat ning käis regulaarselt löömas karistuslööke ja penalteid. Mõni ründaja ei löö oma terve karjääri jooksul ka nii palju väravaid. Mitu õiget täna sina said?